See on väga äge küsimus. Minul oli, arvan, et umbes reaalsuses samal ajal päeval tuli minu chatti üks naine, kes muuhulgas ka kuidagi väljendas seda, et see vabadus, mis tal varem oli, siis tema valikute tõttu tal seda vabadust enam ei ole. Ja imeline Triin, kes siin ka täna kuulab, ütles nii ilusti, Eiliken, see sinu koht ka ju. Ja siis ma mõtlesin natukene sellele vabaduse teemale, et mis see täna minu jaoks on ja kuidas ma täna tahan tegelikult, et see vabadus minu jaoks üldse oleks. Et millist vabadust ma täna soovin. Sest et see vabadus on lihtsalt mingi üüber suur teema Väga ja lai. üliäge teema, mida nagu siin hakata vaikselt nagu tükkideks võtma. Kui ta ehitab meile struktuurid või raamid või mingi süsteemi, siis see ongi nagu see hoitus, et ta hoiab meid. Ja kui me naisena võtame vastu otsuse olla iseendale see mees, kes need raamid loob, kus me saame iga hetk olla nagu megalt hoitud, siis see tekitab milline loomise, mul kohe nagu tuleb, milline looming saab siit tulla, milline usaldus saab tulla, milline avatus saab tulla nagu kõige suhtes, sest ma tean, et need raamid on ja nad ei lähe mitte kuhugi ja nad ei kuku kuhugi kokku, isegi kui mingi löök tuleb või mingi asi kukub ära või muutub, sest et need raamid on minu raamid. Et nagu mingi niisugune hästi tugev. No mina hetkel, kuidas nüüd öelda, otsingi endas seda kohta ja ka, kuidas nüüd öelda, valin enda ümber neid inimesi, kelles ma näen nagu seda tugevat meesenergia poolt, kellelt siis mõnes mõttes integreerida endasse täpselt nagu seda osa, et ma saaksin veel paremat kontakti selle. See otsus hakkab nagu kandma või? Just. Hakkab looma tegelikult. Ühesõnaga, see on mulle ebamugav valik, aga ma olen teadlik sellest, ma olen vastu võtnud selle, et see on mulle ebamugav ja seetõttu ma olen tegelikult väga vaba seda valima ja seda tegema ja seda elama. Just. Ja see tuleb ka see distsipliini koht sisse, nii distsipliin, mis kingib vabaduse lõpuks. Just, aga minu jaoks ongi selle aususega iseenda ja selle hetke suhtes, selle enese ja selle kohaloluga hästi seotud. Ja ma ise ka olen viimasel ajal seda, ma arvan, et see on üks põhiteemasid, millega mina pidevalt silmitsi seisan. Ja nii ägedasti kõlasid siin just need sõnad iseseisvus, vastutus, kuidas ma ise loon siis seda vabadust, on ju. Kui ma varem arvasin, et vabadus igas hetkes neid otsuseid ümber muuta või teha, et see kingib mulle rohkem vabadust, see ei kingi mulle kuidagi rohkem vabadust, vaid see tekitab mulle igasse päeva 1000 kordi rohkem otsuseid, mida ma pean. Tere imeline ehedusest podcasti kuulaja, kaasaelaja, vaataja. Minuga koos täna siin on Kaari. Ja nüüd vist saab juba öelda, et traditsiooniliseks saanud algus tuleb muusikaline. Ehk siis Birgit toob meile midagi ruumi, mida me ei tea veel, mis ta toob. Aga läheme siis koos sellele teele täna ja vaatame siis, mis täna siin koos loob. Ma siis loon siit ülevalt. Ma olen tulnud, et elada armastusele ülevuses ja iluvalguses, mis on Jumala peegeldused. Ma olen siin. Ma elan ja mind saab pagendada eluriigist, sest oma elavate sõnade kaudu elan ma ka surmas. Kui nad ka torkavad välja mu silmad, kuulatan seda terasemalt armastuse sosinat ja ilulaulu. Kui nad ka sulgevad mu kõrvad,
naudin ma tuuleõhu hingust tulvil armastuse viirukit ja iluhõngu. Kui nad ka tõukavad mind tühjusse, elan ma ühtsuses oma hingega, armastuse ja ilulapsega. Ma tulin, et tegutseda kõikide nimel ja kõikidega koos. Ja see, mida ma täna teen üksinduses, leiab homme vastukaja paljudele. Mida ma nüüd ütlen ühest südamest, öeldakse homme lugematuist südamist. Aitäh sulle, Birgit. Väga ilus. Väga ilus on ju. Väga puudutas. Väga puudutas. Läks kuidagi niimoodi järjest. Mõjusamalt. Ja mulle mõjus just mu paremale poolele.
ehk siis mu pisar lihtsalt voolas siit paremast. Täna meil kuidagi on olnud see juba natuke jutuks ennem parem pool või vasak pool, kas sa istud paremal pool või sa istud vasakul pool. Et mugavam oleks istuda vasakul pool, aga miski kõnetab ka paremas pooles. Just, kui ma enne tunnetasin neid kahte valikut, siis Sul on ka täna kaasas küsimus, sa ütlesid, et tegelikult esmaspäeval see küsimus tuli. Siis kuidas sa selle praegu sõnastaksid või sõnadesse paneksid, millest me täna räägime? Mõtlengi, et kas rääkida veidi lugu ette või siis öeldagi see välja kohe, eks ju. Ütleme nii, et see hetk, kui sa andsid mulle teada, et ma võiksin olla sellel korral ka siin toolil istuja, siis tegelikult hästi palju hakkas toimuma minu füüsilises reaalsuses ka. Ehk et see oli mulle korraga selline nagu miski lõi lahti või. Ehk et jaa, äge oli näha, et ta tegelikult pani liikuma mingeid kohti. Ja mõnes mõttes oligi mul täpselt siuke tunne, et miski pääses vabaks, eks ju, mingi energia läbi selle ja samas kõik läks nagu kuidagi hästi kiireks ka füüsilises maailmas ka. Ja ma saingi aru, et mul on täpselt see, et hoian nüüd mõnes mõttes lihtsalt nagu seda rooli kinni. Ja sealt rullus siis lahti tegelikult järgmisel päeval väga oluline otsus, mis ma enda sees tegin. Ja jah, ma saan aru, et see küsimus, mis mulle siis esmaspäeval autoroolis sõites, kogu selles mõnes mõttes kaoses, möllates lihtsalt nagu tuli. Et see hakkas kohe tugevalt toimetama. Ja ma sain veel mitmeid sõnumeid sellel samal päeval, et võib-olla siis jooksvalt kuidagi peale seda, kui ma küsimus olen ära esitanud, siis ka rulluvad need minu taipamised mingil määral lahti. Aga minu küsimus siis, mis mulle tuli, oli see, et mis on vabadus? See on väga äge küsimus. Minul oli, ma arvan, et umbes reaalsuses samal ajal esmaspäeval tuli minu chatti üks naine, kes muuhulgas ka kuidagi väljendas seda, et see vabadus, mis tal varem oli, siis tema valikute tõttu tal seda vabadust enam ei ole. Ja imeline Triin, kes siin ka täna kuulab, ütles nii ilusti, Heiliken, see sinu koht on ka ju. Ja siis ma mõtlesin natukene sellele vabaduse teemale. Et mis see täna minu jaoks on ja kuidas ma täna tahan tegelikult, et see vabadus minu jaoks üldse oleks. Et millist vabadust ma täna soovin. Sest et see vabadus on lihtsalt mingi üübersuur teema ja üliäge teema, mida nagu siin hakata vaikselt nagu tükkideks võtma. Ja kunagi keegi tegi mulle kanalduse minu elutee kohta. Siis mulle öeldi, et minu üks õppetund selles elus on ära õppida vabadus läbi distsipliini. Ja siis ma olen päris palju, ma arvan, et 2 aastat varsti olen mõtestanud ka seda, et missugust vabadust annab meile distsipliin, millist vabadust annab raha, millist vabadust annab, ma ei tea, vabadust liikuda, et millist vabadust tegelikult mina soovin, millist vabadust sina üldse soovid, mis on sinu jaoks, on ju täna vabadus. Et see võis olla
ma ei tea, teismelisena ju totaalselt teine, mida me mõtleme vabaduse all. Lähen, tulen siis, kui tahan, teen, mis tahan, et see on justkui vabadus. Sõltumatus on ju. aga mis see täna on ju sinu jaoks täna, kus sa tegelikult oled enda brändiga toimetamas, oma brändi loomas, on ju. Sa oled enda elu ise üles ehitamas, ennast tegelikult enda jalgadele asetamas nagu kindlamalt ja kindlamalt ja kindlamalt, on ju. Ja siis sinu meespool täna ka siin kuidagi seda. Tervenes korraks selles muusikas ja, või kuidagi sai puudutatud või tundis, et ta on kohal mingil määral. Ja minu jaoks, kaks järgmist sõna, mis vabadusega kuidagi üles tulid, on iseseisvus ja vastutus. Et kuidas mingi hetk on olnud nagu vabadus see, et mul on igas hetkes justkui valikuvabadus. Aga ma saangi aru, et see tähendab tegelikult seda, et ma olen lihtsalt teadlik või teadlik nendest hetkedest, eks ju, et see valikuvabadus selles suhtes, see võib olla ka tegemist mingite momentidega, kus ma öelda, ongi näiteks mingi distsiplineeriv midagi, eks ju, mingi asi, mida ma olen ise valinud. Aga et see otsus hakkab nagu kandma või? Just. Hakkab looma tegelikult. Ühesõnaga, see on mulle ebamugav valik, aga ma olen teadlik sellest, ma olen vastu võtnud selle, et see on mulle ebamugav ja seetõttu ma olen tegelikult väga vaba seda valima ja seda tegema ja seda elama. Ühesõnaga, just. Ja see tuleb ka see distsipliini koht sisse, nii-öelda distsipliin, mis kingib vabaduse lõpuks. Just, aga minu jaoks ongi selle aususega iseenda ja selle hetke suhtes, selle eneseteadlikkusega ja selle kohaloluga hästi seotud. Ja. Et, ja ma ise ka olen viimasel ajal seda, ma arvan, et see on üks põhiteemasid, millega mina pidevalt silmitsi seisan. Ja nii ägedasti kõlasid siin just need sõnad iseseisvus, vastutus. Kuidas ma ise loon siis seda vabadust, on ju. Et kui ma varem arvasin, et vabadus igas hetkes neid otsuseid ümber muuta või teha, et see kingib mulle rohkem vabadust, see ei kingi mulle kuidagi rohkem vabadust, vaid see tekitab mulle igasse päeva 1000 kordi rohkem otsuseid, mida ma pean langetama. Et kas oli see Steve Jobs, kellel oli terve kapitäis riideid, mis olid ühesugused või igal juhul, ma ei mäleta keegi nendest, et tal on terve garderoob, on ühtesid samu asju täis, lihtsalt iga päev võtab uue. Kõigile tundub, et ta käib sama, aga tegelikult on tal 15 paari selliseid. Ehk siis ta on minu arust ka öelnud seda, et see on tema teadlik otsus olnud, et ta hommikul ei peaks tegema ühte otsust, sest et päeva jooksul on olulisemaidki otsuseid, mida teha ja sellega ta on loonud endale hommikusse ühe vabaduse ja ruumi juurde justkui. Ja see samamoodi, et kui me täna siin hommikul sättisime ja rääkisime ja siis meil tuli korraks juttu monotoitumisest, on ju, et inimesed valivad seda, et kui ma valingi, ma ei tea, 40 päeva või 200 päeva järjest kartulit ainult süüa, on ju, et mis on tegelikult, mis annab meile piisavalt kõike, on ju, et kui me valime selle tee, et tegelikult see annab vabaduse, et ma ei pea mõtlema iga päev sellele, et mida ma teen ja kuidas ma teen ja kuidas ma söön, on ju. Et mõnikord mingid niisugused otsused, vaata, mis on ebamugavad. Teinekord on näiteks loobuda ebamugav, ma ei tea, mingitest naudingutest loobumine või kas või meelemürkidest loobumine. See on ebamugav otsus, sest et keha on sõltuvuses sellest tundest, sellest emotsioonist, mis ta saab, või siis sellest tuimusest, sellest edasilükkamisest. Ja see... Ja mulle tundubki, et selle iseseisvusega koos, et nagu mina nagu vaatan seda kuidagi täna nii,
et praegu mul on väga kindel visioon või pilt sellest, mida ma soovin luua ja kogeda. Ma olen sellega praegu väga ühenduses ja tegelikult sellel hetkel mul on nii palju lihtsam öelda mingitele asjadele ei, kui ma näen seda pilti ja ma näen ka, millist struktuuri või minu elu struktuuri see nõuab. See ei tähenda, et sinna muud asjad ei mahuks, tegelikult täiega mahuvad, aga siis see nagu ongi vundament, vaata, või see ehitabki seda igapäevast vundamenti kas või ettevõttele, kas või minu elule, kui mul on need raamid justkui ümber. Ja ma tean, et kui ma seal panustan iga päev nagu, et see vundament oleks selline, siis tegelikult see annab tohutu vabaduse, on ju. Aga mingil hetkel on nagu seda valida nagu, ebamugav, sest see pole võib-olla olnud ka harjumuslik. Just, et eriti kui see on mõnes mõttes uus koht. Ma tahaks öelda, et minu jaoks ongi see ka uus koht. Ma olen harjunud just pigem täpselt see, et minu vabadus seisneb selles, et ma saan igas hetkes ümber mõelda, ongi, et miski justkui ei piira mind, eks ju, aga ma näengi, et selle teine pool on see nüüd, et kuidas täielikus paigalseisus ka kogeda ennast väga vabana, eks ju, mõnes mõttes, et kui sa oled. Jah, ma arvan, et mulle meenub siin lihtsalt üks kogemus, kus ma olin ühes Shibari töötoas ja ma olin väga-väga-väga kinni seotud kaunis Jaapani stiilis sidumiskunstiga, eks ju. Ja kuidas see hoituse tunne, see mõnes mõttes täpselt, et ma ei saa, mul ei ole liikumisvabadust selles hetkes, eks ju, ja kuidas ma hakkan nagu sissepoole kukkuma ja kuidas ma lõpuks lihtsalt nagu lõdvestun sellesse tundesse ja milline tohutu vabadus siis sealpool kuidagi mind ootas. Sest ma olin enne seda ka nagu olnud kuidagi nii ärev ja laiali, et ta aitas mind hästi nagu koondada ja ongi. Ja ma olen ise samamoodi lasknud endale just selle siduse teha, kus sa hoiad ise ennast. Ja siis sa oled lihtsalt nii hoitud. Et justkui nagu nii kinni, aga sa oled nii hoitud. Ja seal tekib nagu hästi suur usaldus kogu maailma osas, tegelikult kogu elu osas. Ja mul tekkis siia nagu kohe hästi huvitavalt nagu niuke pilt, et kui sa rääkisid sellest, et kuidas see nagu nii tugevasti hoitus, et see tekitas selle tohutu vabaduse, siis mulle tundub, et see meie sisemine mees, kui ta ehitab meile struktuurid või raamid või mingi süsteemi, siis see ongi nagu see hoitus, et ta hoiab meid. Ja kui me naisena võtame vastu otsuse olla iseendale see mees, kes need raamid loob, kus me saame iga hetk olla nagu megalt hoitud, siis see tekitab milline loomise, mul kohe nagu tuleb, milline looming saab siit tulla, milline usaldus saab tulla, milline avatus saab tulla nagu kõige suhtes, sest ma tean, et need raamid on ja nad ei lähe mitte kuhugi ja nad ei kuku kuhugi kokku, isegi kui mingi löök tuleb või mingi asi kukub ära või muutub, sest et need raamid on minu raamid. Et nagu mingi niuke hästi tugev niuke. No mina hetkel, kuidas nüüd öelda, otsingi endast seda kohta ja ka, kuidas nüüd öelda, valin enda ümber neid inimesi, kelles ma näen nagu seda tugevat meesenergia poolt, kellelt siis mõnes mõttes integreerida endasse täpselt ka nagu seda osa, et ma saaksin veel paremat kontakti selle meesenergiaga endas, et siis lubada nendel süsteemidel mõnes mõttes nagu ilmuda või ongi, et kuidagi, mis need on siis täpselt, mis oleks vajalikud, et see tervik seal kokku tuleks. Ja ma just viimasest meistriklassi tehes tegelesin muusakire teemaga ja siis ma päris tugevalt jooksin sinna meesenergia poole peale, sest et ma saan aru, et see muusa on nagu seda kirglikum ja loovam ja inspireerivam,
mida tugevamad on raamid. Aga see raami loomine käib, sa ütlesid nii ägedasti need 2 sõna minu arust siia kohe algusesse ka. Kohalolu, mis tähendabki keskmes olek, joondumine ja väga selge nägemine. Ja tegelikult, et need raamid tekivad ainult siis, kui me lubame endal olla hästi keskmes, üli nagu kohal siin iseendast, nagu nii tihe sina. Just kui see, mis tõmbab nagu niimoodi kokku. Et see on nii põnev, et raamide loomine käib nagu läbi kohalolu kaudu, vaata. Et ka naine on kohal. See samamoodi, see naise, et siis, et sa saad olla nagu voolav, see tuleb samamoodi kohalolust. Sa märkad detaile, sa lubad nagu endal olla kanal justkui, aga samal ajal raamide loomine käib justkui nagu selg sirgeks ja nagu see nagu nii kindel kese iseenda keskel. Et see lubab nagu justkui nendel raamidel tekkida enda ümber. Ja see on hästi põnev asi ja ma saan aru, et minu jaoks, minu meesenergia kasutab üsna palju seda, et nii kui mul läheb nagu lappama, siis ma tean, et kõige olulisem asi on see, et teinike tagasi enda keskele hästi kohale siia praegusesse hetke. Ja just kui ma kujutangi nagu ette, et kuidas see sirge joonlaud minu sees on see, mis tõmbab kõik nagu tagasi minusse. Ja siis ma näen, et saavad tekkida uuesti raamid, kes seda naist hoiavad. Sest muidu nagu ei ole naisel kuskil olla, nagu seda kallast ei ole, mis seda kinni hoiab, siis on nagu tulvavesi ja möll ja seda peab ka kogema aeg-ajalt elus, aga mitte kogu aeg, kui me tahame nagu. Ja isegi siis, kui me seda kogeme, on hea, kui meil on mingid raamid ka selle kogemiseks. Nagu kas või enda sees mingid standardid või koha hakkas möll väljas käima. Et see on nii põnev, kuidas nad kohe väline maailm hakkab. Hästi põnev, sa jagasid ka seda, et esmaspäeval nii, kui sa hakkasid seda vabaduse teemat enda jaoks avama, siis hakkas su elus füüsilises maailmas mingi nagu möll pihta. Ja see mees seda füüsilist maailma tegelikult ka loob just läbi selle nagu, sest et mees toob mateeria. Oma sõnadega, oma tegudega, oma otsustega ja käskudega. Ja et milliseid käske me siis elus anname, et seda vabadust juurde luua või vastupidi ennast hoopis kinni mässida. Ma rändasingi korra jälle sinna esmaspäeva tagasi. Just see, et kuidas see kutse lõi korraga kõik nagu laiali, eks ju, ja kuidas siis täpselt ei olnudki muud võimalust, kui hakata ennast nagu keskmesse tagasi tooma, sest sa saadki aru, et muidu läheb ikka väga lappesse. Kas või mingi selline moment, kus ma tulingi siia kogu seda oma loomingut kaasa tooma, eks ju, mis siis stilistika näol siin alati nendes podcastides kaasas on. Ja ma tassisin siis oma seekord esmakordselt siis enda isiklikud stanged kaasa. Ja siis, kuidas ma autost võtsin, siis ma sain lihtsalt selle stange metallotsaga endal täpselt siia huule pihta niimoodi. Ja mul hakkas verd jooksma. Ja ma lihtsalt tulin trepist üles ja panin need maha ja olin siin käpul ja põhimõtteliselt ulgusin nutta. See oli niuke litt mulle keset vahtimist, tahaks öelda. Aga ongi, see kuidagi nii, esiteks ta nii vabastas, ma lihtsalt sain kõik need kogunenud tunded endast nagu välja lasta. Ja samas siis hakkasid keskmesse minema tagasi. Just, see kutsus mind nagu väga kohale ja mõnes mõttes mul oli täpselt selline tunne, et ühest küljest, et ma ei tea, räägi oma tõde ja teisest küljest oli nagu, või ole lihtsalt vait. Ehk et tegelikult need 2 kohta olid mõnes mõttes korraga ka nagu eetris, sest üks oligi täpselt see, miks ma nii laiali olin läinud, et mul lihtsalt see mõttevada ju nagu kõigest sellest, ongi, kuhu sina mind olid kutsunud ja ongi, see kõik läks lihtsalt nagu nii laiali ühest küljest ja teisest küljest oli täpselt see, et nagu, kui oluline on see mu mindset ja mida ma oma mõtetega loon, eks ju. Ja ongi, see oli kõik nii üks ühele sellel päeval. Sest et jah,
nii äge. Ühesõnaga väga füüsilised peegeldused, Mm. et ei ole ammu seda olnud. Kusjuures, kui sa tõid selle vait koha, ma arvan, et minule viimase poole aasta jooksul nii. kõige rohkem vabadust ja kõige rohkem võimu enda elu üle andnud see, et ma hoian oma suu kinni, sest minu sisemine naine on lihtsalt varasemalt nagu noh, lapanud, läinud emotsioonidega kaasa, triggeritega kaasa just kõige lähemates suhetes, kus ma tahan kohe minna asja lahendama. Noh, vaja ruttu ära teha, siis on hea mugav magama minna, et siis saab öelda, et päev on korda läinud. Aga kuidas minu praegune suhe on mulle lihtsalt seda niimoodi õpetanud ja tegelikult meie suhte alguses tegime sellise kokkuleppe, et kui me oleme pahased, siis me oleme vait. Ja minu jaoks oli seda nii raske vastu võtta. Aga kui ma esimesed korrad selle ära kogesin, suht alguses õnneks on üks hea asi, et sa tahad ikkagi piisavalt palju kohaneda või meeldida või noh, vähemalt annad nagu võimaluse annad võimalusele endal kogeda. Aga see on andnud mulle tohutu vabaduse täna. Esiteks ma pidin tulema läbi oma teemadest, et miks mul oli vaja ruttu lahendusi ja teada, et kas ta ikkagi ei jookse ära või noh, mingid niisugused asjad. Aga teine koht on see, et kui ta lihtsalt ütles mulle välja need sõnad, et ei, Nike, ma tean ennast emotsioonides ja kõige kallim asi mulle täna on meie suhe. Ja ma soovin ja ma tahan selle eest võtta vastutust, et ma ise ei lõhuks ära seda austust meie vahel. Ja see oli midagi sellist, mis nagu kutsus minu ka nii kohale ja mul on peale seda nii lihtne hoida suu kinni. Öelda, et 2 tundi võin vait ka olla ja vaatame siis uuesti peale. Ja tavaliselt selle 2 tunniga on mõlemad juba nagu aru saanud, mis nad tegid valesti või mis läks valesti. Mis koha peal tema nagu reageeris või ei reageerinud või miks ta reageeris või mitte. Ja see on andnud täna meie suhtele nagu, et kui ma varem ei oleks suutnud teha tööd niimoodi, et ma olen hommikul ära mingi värgiga, siis täna on niimoodi, et isegi kui ta on, ma ei tea, saab pahaseks millegi peale või mina olen torsis, ma tean seda, et ma võin minna tööle, ma ei pea muretsema sellepärast, et õhtuks on nagu mingi veel suurem keeris kuskil, vaid vastupidi. Me mõlemad nagu võtame selle aja, et okei, see on vaikus, praegu on vaikus. See tähendab seda, et me mõlema jaoks on suhe nii oluline, et me hoiame seda austust seal. Ja kuna ma tean, kui oluline on austus suhtes, siis seda mul on lihtne hoida. See on mulle, ma arvan, et praegu nagu tohutult palju kinkinud. Nagu iseenda kohta teada saamist, sest siis ma ei pea oma sõnu ka hakkama sööma. Sest emotsioonides me teinekord ütleme seda ja seda ja seda ja seda ja seda ja seda. Me ütleme isegi vastakuid asju enda tõe kohta. Aga nii, kui me tõmbame kohale, oota, kes mina olen, mida mina tegelikult tahan, mis on mulle oluline, kas mulle on oluline see, et ma jään endale kindlaks või mul on oluline see, et meie suhtes tekiks kompromiss või mis on oluline, mis on mulle tegelikult oluline. Ja siis, kui maha istutakse, siis on nagu lihtne öelda, et kuule, hei, mina siin reageerisin sellega ja siis minu kogemus on see, tavaliselt on ka teine pool jõudnud millelegi ja kui ta ikka keeb, siis pole veel mõtet nagu rääkida ja andagi see aeg, las keeb siis. See on tema keemine. Ja üks ka minu taipamistest, see, mis sa kirjeldasid, et kui varemalt tõesti oli tohutu soov lahendada ja kaevata ja vaadata, et mis täpselt selle emotsiooni loob või toob, eks ju, siis näen, et see vaikuse valimine või meenub ka üks niisugune video, eks ju, et stop it. Kõigele sellele, et ükskõik, mis sul nagu ei tule selles emotsioonis olles üles, eks ju, et nagu stop it kogu aeg nagu see koht. Et kui palju see praegu loob, sest et ta ongi, suunab ju sissepoole vaatama, suunab vastutust võtma, suunab ära võtma kogu selle laiali lendanud emotsiooni ja energia, eks ju, sealt, kus tegelikult ei saagi fookus olla. Et hästi sama. Ja samas esmaspäeval ja kuidagi, mida ma märkasin, mis hakkas maanduma veel,
on siis sisemine vabadus. Ehk siis, et meil ei ole füüsilises reaalsuses vaja kõike kogeda. Et tohutut vabadustunnet, mis lõpuks toob kaasa ka välise vabaduse, on ikkagi see kujutluses kogemine. Et sa lubadki endal kogeda, justkui minna sinna fantaasiamaailma piltlikult öeldes ära. Aga mis täna hommikul, mul oli ka mingi, ma ei tea, mõnikord noos Tartusse tundub nagu mingi Tallinnas Võrru. Et see lihtsalt seal saab toimuda nii palju. Ja siis ma täna ka kogesin seda ruumi ja siis ma juba lubasin endal mingeid sündmuseid kogeda enda sees. Ja siis ma saan aru, et see, kui me lubame kogeda kas või mingit reisi, elamist kuskil, olemist kuskil, et kui meil on mitu varianti, kas või ühel nädalavahetusel on ju, et ma kogen, et ma olen seal täiega sees ja tegelikult mõnikord piisab sellest nagu kogemisest lihtsalt enda sees ja siis füüsilisse reaalsusesse tulevad lihtsalt need konkreetsed signaalid, et mida sa valima pead või kuhu sa minema pead või mis tegelikult tahab tulla. Ja mulle tundub, et võiks, seda võib kogeda nii, et sa jäädki sinna fantaasiasse kuskile kerima ja kujutlema. Kui tegelikult, mida mina olen, ma saan aru, et see on kõige ilusam viis laenguid ära tunda. Et ja ka oma minevikku muuta. Ehk siis kujutada neid mineviku kogemusi teistmoodi, kui me oleme soovinud või anda mineviku piltida siis endale midagi, mis me siis ei saanud. Ehk siis me saame kujutleda ka minevikku, nagu me saame tulevikku või olevikku või mis iganes. Aega selles mõttes pole. Et see on nagu see, et sa lähed sinna ja siis, kui sa oled lihtsalt selle tundega, siis sa saad selle sündmuse energiaga või selle olukorra energiaga ühendust tegelikult väga lihtsalt võtta läbi selle, et sa kujutluspilti astud sisse lihtsalt iseendana. Et siis mõnikord lihtsalt hakkabki see pisar lihtsalt jooksebki korraks 3 korda üle põse ja siis tekib tohutu ruum juurde kehasse. See lahtilaskmine nagu selle osas. Mul on üks äge väga lähedane sõber, kellega me saame ka ennast lubada täiesti ulmelisse unistamisse. Et see on nii ja mõnikord ongi, tema loob selle ruumi, et mina lihtsalt kanaldan, tõesti ulmet. Ja see on nii äge ja peale seda on lihtsalt sihuke kergus, sest et võiks ka olla ju, et nagu vau, et nagu kuidas seda ikkagi kuidagi nüüd nagu hakata nagu realiseerima või kuidas see kõik nüüd ellu võiks tulla. Ja lihtsalt pärast ongi natuke nagu mälukaotuse tunne ka, sa ei mäletagi seda, aga see kuidagi on nagu nii, nagu mingi täielik oma maailma loomine on olnud, eks ju. Ja siis kuidas see on nii äge kogemus just lubada, et see avar ja vaba olek nagu peale seda on tohutu. Ja mulle tundubki, et see lubab meil lihtsalt olla selles olekus ka, kus me oleme hästi avatud võimalustele ja võimalikkustele. Just. Et me ei tea võib-olla ja eriti äge on käia vahepeal nendes niisugustes piltides, mis on nagu, justkui sa ei näe seda teekonda. Ja siis sa lähed sinna pilti ja siis mõtled, kui palju võimalusi veel on ja tekib ka põnevus. Kuidas, kui sa tead, et tekib ka kehas see teadmine, et ma tean, et see juhtub varem või hiljem. Lihtsalt see teadmine tuleb, siis on hoopis nagu see avarus, et ma võtan vastu seda, kuidas see tuleb põnevusega. Et ei ole nagu seda, et see peab tulema niimoodi, vaid see tuleb nagu selle, ma olen põnevil, kuidas see minu ellu nagu nüüd rullub. Nagu niisugune. Ja siis lihtsalt neid võimalikkuseid on nii palju, kuidas see saab tulla. Just. Ja kui see ei tule ühe inimese kaudu või ühe situatsiooni kaudu või ühel aastal, see võib-olla tuleb 3 aastat hiljem, 4 aastat hiljem. Ja mõnikord ongi üsna sürv vaadata neid kogemusi, et kui sa oled nagu midagi kujutlenud ette, siis see tuleb hoopis mingi, et sa arvad, et see kogemus on nüüd, aga tegelikult veel, see kogemus läheb veel täpsemaks, siis see tuleb umbes 3 aasta pärast nagu enda reaalsusesse. Praegu kuidagi tekib tahtmine vabaduse vahele, ma ei tea, millegi pärast isegi võrdusmärki tõmmata, vabadus ja tühjus. Ehk siis vaata, kui meil on nagu see vabadus enda sees või see vaba ruum või see vaba seisund või olek või, et just see, et kuidas me siis hakkame ka ikkagi neid võimalusi veel rohkem nägema versus, et jah, et kui ma olen
oled mingi kindla asja küll klammerdunud, siis tegelikult seal ei ole mingit vabadust, vaata, ei vabadust luua ja tegelikult me ei lase võimalusi tulla ja me just pakime ennast kokku nagu, Just. et sellepärast. Ja me ei näe ka, nad võivad ju olla meil, noh, universum saadab ju kogu aeg, kõik on nagu siin, ütleme niimoodi, et siis ja mõnikord ongi niimoodi, et mõnikord ma kogen seda, et kuule, see võimalus on siin ammu lehvitanud, aga ma ei ole nagu sellest kinni võtnud, aga siis iga mingi vindi tagant tuleb uuesti nagu nähtavale, et tegelikult on see võimalus ja see võimalus ja see võimalus ka. Mingi huvitav, et korraks tuli mingi, et kuidagi nägin midagi praegu niisuguse koha pealt, et ma saan nagu aru, miks lineaarne niisugune ebaterve meesenergia ei töötagi. Ta ei kingi vabadust. Ehk siis see on nii huvitav, et lineaarne ongi justkui nagu see sirgjooneline üks joon, ainult üks tee ja lähen nüüd panen eesmärgid ja visiooni eesmärgid ja siis hakkan neid täitma ja lähen nagu plaanimajandus. Et see ei loo vabadust, aga vabadust loob just see raam, see distsipliin, mille sees see vabadus saab sündida. Nagu see loom, et sul endiselt on visioon, aga see ei ole enam nagu lineaarne, vaid see nagu, ma ei tea, kuubik või mingi toru, vaata. Et seal on nagu, et see raam on kogu aeg nagu kestev ja püsiv. Ja kuna see raam on loodud selleks, et justkui jõuda nagu oma eesmärgini või selle tundeni, siis see raam juhib meid niikuinii sinna tundeni ja paneb meid igapäevaselt tegema asju, mis toetavad selleni jõudmist. Aga see ei ole enam nagu lineaarne. Vaata, sest et kui meil on lineaarselt, siis meil, noh, see teeb nagu ainult üks tee on sinna, ma ei tea. Kõik muud ümberringi võimalikkused. Mingi 250 000 käibeni on ainult üks tee, nagu näedki, et iga hommik teen seda, iga kuu teen nii palju kliente, nii palju ja nii kui ei lähe, siis hakkan endale vastu pead andma, on ju. Aga versus see, et ma nagu luban olla raamil, mis tekitaks mulle selle pinnase, kus see kõik saab nagu sündida. Kuidagi mingi nagu nii visuaalne endal lase maailm. Ma tahan hästi küsida, räägi veel raamist nagu. Mida see sisaldab? Kus see, mis see? Mul on nagu nii. Nii põnev, ma ei ole seda ise vaadanud, aga seda on põnev vaadata. Ehk nagu, et saada veel rohkem ühendust nagu sellega, et ongi raam ja nagu midagi, mis on nii paigas või nii firm või nii midagi, eks ju. Ja võib-olla ta ei ole, ma ei tea. Minu jaoks juba nagu hakkab lahti rulluma. Hästi põnev on seda ja siin lähebki nagu see mäng nagu huvitavaks sellepärast, et igal inimesel on oma raam. Enda moodi raam. Ja sellepärast võib-olla ongi hea teada, et mis on see sinu raam, mis sind kõige paremini nii keskmes kui loomas hoiab. Ehk siis mõnes mõttes, ma ei tea, mis on nagu sinu loomulik rütm, et sinu rütm toetaks seda ja samas siis, kui sul läheb rütm käest ära, et siis sa tead, et mis on sinu rütm, mille poole tagasi pöörduda, mis, ma ei tea, kuidagi hoiab. See oli esimene nagu mõte, vaata, et mina tean seda, et mul on vajalikud aeglased hommikud, sest siis mul on aega timmida oma seda sisemist joont, aga ma tean inimesi, kellel on hommikul vaja hakata tegutsema ja siis ta saab nagu käima ja siis hakkab kõik voolama nagu. Et see on, igalühel on mingid oma rütmid, on ju. Siis mulle tundub, et see raam on ka nagu midagi sellist, mida annavad standardid, on ju. Et me teaksime oma miinimumi, millest me alla ei lase. Ehk siis, ma ei teagi, kas see ongi see, et ma kord nädalas vastan kindlasti kõik meilid ära, mis vajavad nagu päriselt vastamist selleks, et mu ettevõte edeneks või on see kord päevas, ma kindlasti check-in ja vaatan, et kas mu kliendid on vastused saanud, on ju, et igalühel on see jällegi sellest tema enda tööst ja olustikus kuidagi kindel, aga just see, et ma teaksin, kus mu standardid on, et ma teaksin, kus ma ütlen ei. Ja see hakkab nagu järjest tuleb, et kellega mu koostöösse kindlasti ei lähe või mis tingimustel. Näiteks see on kindel, siis sul on iga kord lihtne juba ei öelda. Energeetiliselt tegelikult nii, kui sa oled selle otsuse ära teinud, niisugust asja ei tulegi su ellu, sest sa ei pea sellega enam majandama. Aga seni, kuni meil ei ole mingites teemades eisid,
siis käib üks proovimine ja nagu mäng, tule ikka siiapoole, ei tule siiapoole, tee ikkagi odavamalt, tee siis kallimalt. piiride kehtestamine iseenda Mhm. jaoks iseendas Just. ka hästi tegelikult annab ja loob vabadust, eks ju. Et need on kindlasti ja mulle tundub ka nagu see iseenda keha eelmine nädal ka, kui visioon sai paika, siis, et siis see, ma ei tea, kas Triin äkki küsis mu käest niisuguse küsimuse. Ma panen nüüd selle enda sees paika. Et kuidas ma tegelikult, et kui ma ei kasuta oma meesenergiat, kui ma ei saa teostada ennast tegelikult, et kuhu ma suunan selle energia. Ehk siis ma saan aru, et ma aastaid olen väga sujuvat ja naiselikku ja voolavat sporti teinud. Aga varasemalt ma väga hästi toimisin, kui ma käisin jooksmas ja tegin mehelikke spordialasid, sest siis ma sain nagu selle üleliigse meesenergia kuhugi suunata, vaata, et kas on mingid nagu need spordialad, kus ma ei tea, mängitakse tennist või joostakse või kus on seda plahvatuslikku ka sees, et kuhu sa paned selle energia, mis sul jääb nagu teostamata, see frustratsioon, mis tekib või see mingi niisugune nagu üle hakkab kerima. Et kas sa vajad praegu, et oleks ka mingi, kas sinu liikumist või sinu nagu elustiili toetav liikumine, et kui sa oled töös väga nagu rattas on, siis võib-olla on just hea see rahulik pilates või stretch yoga, on ju. Aga kui sa oled muidu nagu kulgemises ja voolamises, et kas sa nagu annad oma sellele mehele ka nagu võimalust kuskilt seda kiiret energiat nagu välja panna või nagu, sest muidu sa hakkad selle energiaga ennast või enda suhteid hävitama. Miks tekivad need plahvatused suhetesse või miks lähevad autoklassid katki või see on nii võtmekoht. Ja kui huvitav, nagu sellel hetkel ma enam-vähem tegin otsuse enda sees, et ma cuttingi ära ikkagi suhted enda ümbert, et lihtsalt mõnes mõttes ollagi vait, eks ju, või see seisaku koht ja minna sissepoole. Ja ma saan aru, et tohutu energia vallandus sealt sellest kohast mõnes mõttes, mis ma muidu olin suunanud ju suhetesse, eks ju. Vau, ja siis hakkas lõhkuma tõesti autoklaasi ja mida kõike. Väga lahe, okei. Minu taipamine oli ka mingi selline umbes nädal aega tagasi. Ja nii hea point, sest kui ma tõesti oma töös, oma ettevõtluses, oma loomingus olen pigem ka ikkagi naisenergias voolav, eks ju, et siis kuhu meesenergia mul läheb, mis ma sellega nagu teen. Et üks asi on täpselt selle struktuuri loomine, aga teine asi on, ongi. Tegelikult on väga võimas mul. Ma nüüd ka nägin, et... Just, et minul on olnud komme see ka siis nagu kuidagi suhtesse maandada. On ju nagu kui head seksi ei saa, siis järgmine on tüli, tõmbame siis käima nagu, kui muud moodi ei saa. Ja tegelikult see on nagu lõhkuv energia, sest et ta tahab tegelikult, kui te teete, et kui me tahame ehitada vundamendi ja tugevat, ma ei tea, kivist maja, siis selleks on vaja jõudu. Ja selleks on nagu niisugust plahvatuslikku jõudu vaja. Aga see on niisugune põlemine, see on niisuguse päikeseenergia, eks ta on nagu nii palju intensiivsem kuidagi. Vau, okei. Et kas sellel on üldse nagu elus vaata väljend, et mulle tundub, et see on ka see, et kui sa lood endale mingi nagu rütmi või režiimi või selle enda kas või see, et 3 korda nädalas käin trennis ja jooksen või teen, ma ei tea, mis iganes, käin palli mängimas hoopis või lähen, tõesti käin ekstaatilisel tantsul, kus ma päriselt luban endal päriselt minna sinna välja elamisse ka. Et mis on see sinu, see koht, kus sina oma nagu, mõni läheb lihtsalt labidaga maale või läheb puid lõhkuma ja tal on nagu hea meel. Mõnikord ma vaatan oma ema, et mulle tundub, et tema toob puid ainult sellepärast, et saaks kord päevas nagu selle lihase pingule ja lõdvakse peale seda on chill. Et vahel ütlevad naised, ma tahan ise seda teha. Vaata, ütlevad ka nii, et tahan ise seda teha, see annab mulle midagi. Et see on, ja mõnes mõttes minu jaoks on mingid niisugused nagu perenaise asjad mõnikord niisugused kodus tahan ise teha. Korrastada, ehitada natukene midagi. Võtad trelli kätte, tunned nagu mõnikord on see nagu lihtsalt nagu annab nagu mingi sellise nagu poweri. Ma näen, kuidas ta ka loomulikult tegelikult juba saabki ka väljendust, sest et mul oli eile lasteaia koosolek ja mul oli tohutu soov lihtsalt kõik seal kord majja lüüa. Sõna otseses mõttes ma vaatasin kappidesse, me siin korrastame ja organiseerime ja teeme kõik ära ja mööbeldame.
ehk siis nagu väga hea koht tegelikult minu naisenergial, meesenergial Jaa. nagu korda luua. Ja seal on väga see oodatud ja vajatud, nii et mulle meeldib, kuidas see korrastab. Jaa, et mulle tundub, et tegelikult meil raamide jaoks ei ole ülipalju vaja. Ehk siis võib-olla küsida enda sisemise naise käest, mida sinu naine vajab selleks, et ta oleks hoitud ka. Ehk siis see võibki olla, et osad siin teevad, on ju need iseendaga teite, kas nagu iseendale pakud nagu neid elamusi, neid kogemusi, viid ennast välja, viid ennast tegema midagi, mis on nagu füüsiliselt selles reaalsuses, sa muudad asukohta, teed mingeid asju, mis on sinu vajadus. Et mina tean näiteks, et kui ma ikkagi üksinda metsa ei saa, mu sisemine erak läheb nii häiresse, siis ma ei taha üldse inimesi näha ja ma ei taha kodus ka siis inimesi näha. Et ma pean ise seda otsust tegema. Ja kui mul on rütm või kui ma olen asetanud selle kuhugi enda kalendris, siis on suurem tõenäosus, et ma teen seda. Ja see on nagu raami loomine. Et sa nagu hakata seda sisse planeerima mingil määral või kuidagi nagu vähemalt tekitama ruumi sinna sellega, jah, et oma kalendrissegi lisada. Et see ei ole nagu selleks, et sind piirata, vaid vastupidi anda ruumi ja kunagi käis minu kohta niisugune nali, ma mäletan, kui ma superviisoriks õppisin, siis ma olin mingis niisuguses ka nagu, ma olin hästi struktuurses maailmas, kus minu töö oli hästi ette teada, nagu mõnes mõttes hästi ette teada, aga mulle väga hästi meeldis. Ma teadsin väga täpselt, kuna ma teen tööd ja kuna ma ei tee tööd ja mis päevadel mul, mis asjad on ja meil oli nagu kasvõi mingi kord, kuna meil on koosolekud, on ju, see oli väga kindlalt teada. Ja siis kui ma superviisoriks läksin õppima, siis mul oli nagu niisugune kool, töö, lapsed ja kodu ja mina ise ka tahtsin ära mahtuda. Ja siis ma tegin nalja kuidagi, et aga päriselt, et mul see ei olnud ka nagu nali, sest et ma teadsin, et minu toonases suhtes oli seksil nagu väga oluline koht. See tähendas seda, et see oli planeeritud mul kalendrisse sõna otseses mõttes, et ma teadsin, kuna on selle aeg. Et ma teadsin siis ja tegelikult mingil hetkel see lõi meie suhtesse väga palju nagu rahu, et kui oli teada, et mis päevad on seksipäevad nädalas ja nii lihtsalt oli ja see oli kalendri, nagu mõttelises kalendris, et mul päris füüsilises ei olnud, aga minu peas on lihtsalt nädal alati kalendrina. Et see oli seal sees, sest see võttis ära mehel surve mind muul ajal kuidagi painutada. Ja teisalt mina ise hakkasin juba hommikust ennast nagu häälestama selleks. Tegelikult ma hakkasin endale pakkuma seda ruumi, et mina tunneksin ennast siis lõdvestunud, turvaliselt hästi, mida mina vajan selleks, lõin endale raami. Ehk siis, et ükskõik, mis me teeme, siis minu vastutus on ennast hästi tunda, et ma ei saa öelda, et mees peab mind ette soojendama või valmistama. Ei, see on kahepoolne mäng, et mina pean ikka ise ka ennast ette valmistama, et kui ma ei taha tegelikult ikkagi olla valmis, siis ma tegelikult ei ole. Ma võin siis sõrgu ajada lõpuni vastu. Jah, ma võin murduda mingi hetk, kui mees teab juba neid täpseid nuppe. Aga tegelikult see on, et sageli me tahamegi anda nagu mehele vastutust, et tema ei tee neid asju. Tegelikult minu vastutus on ennast valmis panna selleks, et häälestada. Kui mina naisena tahan kogeda seda nagu naudingut ja rõõmu, miks ma peaksin sellest vastutuse andma mehele? Absoluutselt. Ja siin on tegelikult see käib ka selle sisemise mehe suhtes, on ju, et miks, et sisemine mees saab nii palju ära teha, aga naine peab ütlema talle, mida tahab, et muud moodi ei saa. Et pole mõtet luua raami, mis näiteks sind üldse ei resoneeri. Et võib-olla sa saad vaata vastupidi, saame ka mõnikord teada, et millist raami me vajame, mõtleme, see raam ajaks mu errorisse, vaata, et kui on mingi kindel, ma ei tea. Et mingi minu sisemise naise vajadus on kindlasti kergus, eks ju. Aga teine osa jälle turvatunne, eks ju, et need on ka, ühes on rohkem nagu avatust väljapoole ja nagu avastamisrõõmu, teises on võib-olla rohkem nagu täpselt, et vajadus siukseks eraklikuks olemiseks, et minu need kaks poolt ka, mis seal kokku tulevad. Hästi huvitav, et mul tuli praegu niisugune mõte siia, et sageli me kaldume mõtlema ühe päeva lõikes või ühe nädala lõikes või et kõik nädalad peaksid ühesugused olema. Aga täiega avarust minu arust loob see, et seda enam ise olles ettevõtjad, mida teha enda kuu või nagu 3 kuu lõikes vaadata, mis nädalad ma tahan olla töömoodis rohkem, millal ma teen üks-ühele klientidega tööd, millal ma teen mingid retriite, suuremaid sündmuseid, millal on minu loomise aeg. Ehk siis
kalendri panedki punaseks, see on minu loomise aeg, ma tean, et ma vajan oma eraku aega, noh, see võib olla ka vaba päev kolmapäeviti. Just. Keegi ei ütle, et me peame nädalavahetusel puhkama. Täiega, kui on jumalast vibe on nädalavahetusel tööd teha, siis see on jumalast okei. Aga sageli me tahame vaadata nagu ainult nagu selles ühes vaates. Et see meie raam võib olla ka nagu suuremas pildis. See meie raam võib olla nagu aasta lõikes, et ma tahan, ma ei tea, 4 kuud puhata ja ülejäänud kuud tahan täiega kütta, onju. Et see võib olla hoopis selline raam. Aga siis me vähemalt see 4 kuu sees ei anna endale pähe, et me ei tee neid asju sellisel viisil, nagu me teeme ülejäänud aastast. Just. Mul on vägagi neid elemente tulnud nagu selle kevade ja suve algusega, just nagu seda struktuuri. Oota, aga mida ma tahtsin veel, kas sina lähtud ka oma selle kalendri kujundamisel oma tsüklilisusest ka? Kas sa vaatad seda või see tunnetuslikult juba loksub sinna niimoodi, et sinu loomishetked ja sinu erakuhetked ja sinu... Ma olen selles mõttes ebatüüpiline naine, et kui mina lähen kalendri järgi seda tegema, tavaliselt on niimoodi, et minu päevad ükskõik kui palju ma ka ei prooviks neid panna kalendrisse. No, mul on nagu, ma lihtsalt, et siis, kui ma proovisin seda niimoodi elada, siis minul oli täpselt niimoodi, et nii kui ma panin nagu kalendri järgi, siin kindlasti päev ei ole, siin on see minu täielik rokkimisaeg, siis mu päevad pööravad tagurpidi ja just sellel päeval on minul päevad. Ehk siis tavaliselt minu suurte loomiste ajal on minul päevad. Ehk siis ma olen justkui hoopis kanaliks. Ehk siis mina näen, et minu keha toimetab vastavalt sellele, mida ma loon. Ehk siis mõnikord võib olla tsükli pikkus 15 päeva ja siis tuleb sinna otsa 32 päeva vahe. Ehk siis, ja see on läinud mul aastatega nii, aga mulle tundub, et see on keha tajust ja tunnetusest sõltuv mul. Ja mida rohkem olen endaga kontaktis, seda paremini enda sünkroonis ja seda vähem on mul valusid. Sest et kui ma teen nagu sellist nagu hästi kalendripõhist elu ja unustan üldse ära, siis tavaliselt mul on väga valulikud päevad ja siis tõmmatakse lihtsalt mind kõige kiiremal ajal justkui rajalt maha. Et ma olen nagu just seda tajunud, et ma ei lähtu sellest, ma usaldan seda, et mul on alati õigel ajal kõik asjad ja kui vaja on tõesti, siis ma olen teinud niimoodi, et ma võtangi selle ühe päeva nagu lihtsalt rahulikumalt või pausi. Aga tavaliselt mul kuidagi mu keha nii hästi nagu juhib mind protsessidesse läbi selle. Okei. Et jällegi mõnes mõttes nagu, et mitte oma vabadust sinna ära kaotada, et hakata sellest lähtuma, eks ju, versus nagu kombinatsioon. Ja siin on jälle minu arust tõesti puhtalt isikupära on inimesi, kes nagu peavad, nagu see on nende uskumuste süsteemis nii tugevalt ka sees ja see nende keha ka räägib nii, et minu arust on hästi ilus on vaadata, kui naine on talves ja ega nagu endale sellega ruumi loomas aga see tundub, et on hästi palju tunnetuse küsimus, et millal ja kuidas. Ja see on jälle see isikule nagu vastab. Mõni just siis paneb seemneid nagu kuidagi, tajub hoopis seda infot, tuleb hoopis, et tahab neid ka kuidagi salvestada, tahab enda jaoks seda teistmoodi teha. Et mina olen nii palju lihtsalt ruumi teenimises tavaliselt. Et lihtsalt see, kui minul on talv, siis tegelikult tavaliselt ruum vajab seda, et mul on talv. Et ma ei tea, mul on see nii, et ma ütlesin naistele täna hommikul ka, et mul on täna niisugune tunne, et mul hakkab täna tuleb see, et mul juba on nagu see vibe juba on selline, et nagu mul oleks. Et see keha pakkis juba ennast siin nagu 2 nädalat on kuidagi sättinud ennast selleks, et ma tunnetan selle ära, et ma olin siin raseda tundes mitu nädalat. Et niisugune tunne, et nagu hakkad midagi uut sünnitama, et mida nagu võimsamad loomised on, seda nagu tugevamalt minu keha nagu ka ennem siis sätib. Ja täiega julgustan inimesi selles mõttes iseendast lähtuma, mitte ainult nagu lugema raamatust ja vaatama, et nüüd peab nii olema, et kui nii ei ole, siis ma olen nüüd valesti. Et see isik, ja mõnes mõttes ma usun sellesse, et see mingi individueerumine aina tugevamalt tuleb. See ei tähenda, et me üksteisest eraldi liiguksime, aga tähendab, et me, nagu Birgit alguses laulis, et see oma tõde tuleb lihtsalt nagu
nii nähtavale, et meie igaühe tõde, ta on küll lõpuks universaalne tõde, aga ta väljendub nagu igalühel meil oma keeles ja omal viisil. Unikaalselt. Ja see individueerimine ongi vajalik selleks, et me igaüks julgeksime nagu iseenda kuidagi kõrvade läbi kuulda sellel tõel, et see maanduks meile. Sest et kui me kuulame kellegi teise kaudu, siis see ei tule, vaid meil on vaja endal nagu enda sõnad selleks nagu üles leida või enda tunne või enda see mingi tunnetus. Ja sellepärast mulle väga meeldib see mõte sellest inimkonna individueerimisest, sest see nagu, kui äge inimkond see veel on, kus kõik on enda tões. Ehk siis seal ei ole nagu, et me teeksime üksteisele haiget, vaid vastupidi, see tõde hakkab looma just seda ta tõmbab nagu kokku hästi. Et kuidagi aktsepteerimist ja armastust on nii palju nagu rohkem selles. Ja vabaks olemist. Jaa, see annab tohutu vabaduse. Mõtle, et kui meil on igalühel õigus olla oma tões täiesti vaba, väljendada seda enda viisil ja olla aktsepteeritud selle sees. Ja seal ei ole võistlust, võrdlemist. Sest kõik teavad, et see nagu juurikas on üks. Et kuidagi mingi niuke taju. Kas on veel mõni vabaduse aspekt, millest sa tahaksid kuidagi vaadata? Praegu on küll tühjuse koht korraks. Jaa, hästi, olengi siin viimased saated kuidagi kogenud seda, et on nagu niisugune üliintensiivne nagu jookseb nagu purki ja siis tekib mingi nagu rahunemine. Nüüd on nagu teema, et on mingid olulised asjad on justkui nagu antud ja siis tekib järgmine mingi metatasand, kus saab seda vaadelda nagu. Jah, iseenesest saaks minna. Ja saaks vaadelda ja samas saaks ilusti ka nagu vaadata hoopis sellel tasandilt, et mis ma siis selle teadmisega iseenda jaoks teen. Et millist vabadust ma üldse soovin päriselt kogeda. Et mis on see sinu vabadus? Jah, mul korra tuligi nagu selline ongi nagu vabadus siis selle koha pealt, et mida üldse elu inimeseks olemine pakub, eks ju, versus see, et see sisemine koht, ma ei teagi, ühesõnaga kahe maailma nagu kas võrdlus või siis nagu jah, taju sellest, et kuidas täpsusta korraks seda. Jah. Sisemine vabadus nii-öelda. Ja siis on vabadus kus kelle suhtes. Huvitav, eks ju. Seal on mingi paradoksi koht mul, ma saan aru, et ma võib-olla nagu tripin sinna veidikene praegu. Et tahad kellegi, et justkui on, tegelikult ühisvälja arvates on kindlasti ka veel mingi oma vabadus, vaata, et mida me vabaduse all nagu mõtleme, kui me mõtleme, kuidas peaks vabadus olema. See on niisugune tühjusesse ratsutav mingi ratsanik, kellel on kogu maailm lahti ja kes saab kõike teha ja on kõigeks võimeline. Niisugune on mingi vabaduse koht või siis on nagu vabadus justkui osta asju või valida mingeid asju enda ellu, mis justkui tähendavad midagi, aga kui sa lähed nagu selle sisemise vabadusega kontakti, siis mõtled, okei, kas ma tahan osta kõiki asju? No ei taha ilmselt. Okei, võib-olla siis vabadus, ma üritan nagu sõnastada või nagu see tunnemus ees on täiega nagu selge või kuidagi. Ja läheb ära käest ka. Nagu mis asja? Okei. Ehk et kuidas vabadus nagu koosloomistes. Vaata, üks on see, et minu sisemine, kuidas öelda, minu sisemine seisund ja sellest lähtuv maailm, mis loob. Aga kui ma avan ennast järgmistele loomistele kellegagi koostöös just, et nagu see vabaduse dünaamikad nagu siis tahaks öelda või? Ja see on see, kuidas mina soovin kogeda või mis ma enda jaoks olen mõelnud.
et see, kui kaks geeniust on ruumis, et kui on sinu tõde ruumis ja minu tõde ruumis ja mõlemad oleme nagu ausad ja kohal ja me teame, mida me ühiselt loome, me oleme nagu lubanud endal kogeda seda, mida me loome. Et siis sellel hetkel, kui mina usaldan sinu geeniust, siis see kõik lihtsalt hakkab looma veel nagu mingi ulmeliselt. Ehk siis, aga nii kui mina hakkan ütlema, et Kaari, sa peaksid niimoodi riideid tegema või Kaari, sa peaksid niimoodi stilistikat tegema, siis sina hakkad ennast väiksemaks tegema ja mina hakkan nagu üle rullima sinust. Ja siis tegelikult see loomine kaob ära sinna, sealt kaob mingi energia üldse seest ära. Ja siis see läheb niisuguseks, võib mingi aja ju toimida, aga tegelikult lõpuks kellelegi nagu hakkab nagu pihta käima. Ja mulle tundub, et see tõeline vabadus on selles, et kui me saame üksteise kõrval olles olla meie ise enda tões ja siis need tõed lihtsalt match ivad selle eesmärgi nimel kokku. Et üsna palju see, mis isegi siin eheduses ruumis toimub, et ma olen tänaseks selle tiimi niimoodi kokku pannud, et ma usaldan igal ühel selle sees seda rolli. Ja me oleme ülivähestes asjades kokku leppinud, aga ma ei tahagi sekkuda nagu sellesse maailma või ma ei taha ja ma olen valmis aitama kohe teisi vaata tõstma. Ja see on nagu midagi sellist, mis mind nagu, see nagu kingib seda vabadust juurde. Sest nii kui läheb kontroll, sest see kontroll tapab ära muidu selle vabaduse nagu luua. Minul endal ka, see võtab nagu maagia võimalikkuse ära, sest siis me hakkame nagu selle ühe mehe nagu seda teed käima. Ja siis ma ütlen, et sina pead seda tegema, sina pead seda tegema, sina pead teda tegema. Ja siis ongi nagu võimalus, et ja see võib olla ka mõne inimese eest täiesti vajalik ja õige. Vaata, sellest sõltubki, et kas sa oled nagu ise impeeriumi looja või mitte, on ju. Et kui sa tahad luua impeeriumi ise endale, kui sa tahad kogeda vabadust ja sa tahad, et sinu tiimi liikmed on ka vabad, siis sa lood tiimi nagu selliselt. Aga on olemas inimesed elus, kelle eesmärk ei ole ise luua impeeriumi, vaid nad tulevad abilisteks teiste impeeriumitesse, siis kõige ägedam on nagu see, et kui nad on endas leidnud selle nagu õige koha või positsiooni, et siis me ei pea neile midagi ette ütlema, neil on loomisvabadus, aga sageli ennemgi, et inimene saaks sellesse kohta viia, siis meil on mõnikord neile vaja anda nagu väiksed raamid ette, et palun, siin on see raamistik, mille sees sina toimetad ja mõnikord on vaja neid raame panna, aga seal on nagu erinevad dünaamikad, nagu sa küsisidki dünaamikate kohta, ja mulle tundubki, et ka ettevõtete või koosloomiste struktuurid lähtuvad üsna palju sellest, et kas need on nii või naapidi, kas need on ühest küljest, mis koha pealt nad saavad alguse, on ju. Ja siis maailmas on täpselt olemas need inimesed, kes täidavad neid kohti. Aitäh, ma näen, et ma olen nii nagu vastuvõtmises kogu see, see lihtsalt nagu maandub. Ja mulle endale hästi meeldib nagu mõelda selle koha pealt, et ma kuidagi küsin viimased päevad enda käest, ja tegelikult päris äge, et see on nüüd mul teise nurga alt maandunud, aga tegelikult ma tean seda küsimust tükk aega. Ma tean, et Eva Lepiku üks niisugune kontrollküsimus või mida ta kasutab on, et kui sa oled mingis varjumöllus ja ei tea, mis otsust teha, siis küsi enda käest, kas see otsus teeb vabaks. Kui see otsus sind vabaks ei tee, siis pole otsus. Ja see on minu ellu tulnud nagu nüüd teistpidi, nagu vaata, see on seesama, et see kood maandub kehasse minu moodi. Minu tõeks saab. Ja siis minu jaoks ja kui inimesed on ka mõnikord, ikka tulevad minu käest nii-öelda nõu küsima, siis ma olen küsinudki täpselt seda sama küsimust, et aga see otsus teeb sind praegu vabaks. Kui sa juba tunned, et keha tasandil see nagu piirab sind, siis see ei ole see tee. Ja kui see otsus teeb sind vabaks, siis on nagu et sa saad aru, et see loob sulle tuleviku kontekstis vabadust juurde. Ja ka tuleviku kontekstis või selle sinu visiooni või selle sinu enda vabaduse kontekstis loob vabadust juurde. Et seda tunned keha tasandil ära, aga see on tegelikult nagu ka mõistuse tasandile hea küsimus.
aga jaa, aga kas ka nende otsuste puhul, kui see on minu mugavustsoonist väljas otsus, noh, ma ise vaatan oma elu praegu ja ongi otsus mõnes mõttes edasi anda mingid kohad, eks ju, delegeerida veidikene, et aga kui sa vaatad nagu lubad enda visioonist lähtuvalt vaadata suurt pilti. et siis ka see teeb mind ja okei, väga hea see perspektiivi koht. Et siis kuidagi nagu näed, et okei. Ja mõnikord ongi niimoodi, et me ei leia nagu õiget inimest mingi asja peale. Et see on ka olnud nagu minu õppetund. Et täna ma saan aru, nüüd kui ma natukene kuidagi human designi kontekstis vaatasin oma Lilithile otsa ja siis ma saangi aru, et ma olen lihtsalt varem tõmmanud enda assistentideks inimesed, kes on nagu sama, no ütleme niimoodi, et minu haava koha peale tõmbuvad. Ehk siis kellel on sarnane haav, nad on mulle tõmbunud ja neil on kuidagi, noh, tulebki minuga klikk, nad tunnevad, siin on keegi, kellega koos nagu see asi nagu on, keegi mõistab mind. Ja siis selle koha peale olen tõmmanud kohale, aga tegelikult ma ei vaja enda kõrvale inimest, kes on samade haavadega, vaid vastupidi, mul on vaja inimest, kellel oleks teistsugused haavad ja mina oleks võib-olla hoopis saaksin olla tema tugevus, on ju, nende haavadega, mida mul ei ole. Et ma lubaksin enda kõrvale tulla inimestel, kes päriselt nagu minu raame, minu visiooni aitavad mul tegelikult teostada ja mitte selle järgi, et kes mulle ainult tõmbuvad. Et nagu julgeda vaadata sellele otsa, et miks see inimene tuleb minu juurde või miks ta on tulnud järsku hullult, noh, justkui näed, et mida ta oskab teha, on ju, mis ta on varasemas elus teinud. Aga tegelikult see ei pruugi üldse olla see, miks ta su elus on, vaid hoopis selleks, et tema on ära tundnud selle, et sinul on võib-olla talle hoopis midagi nagu anda hoopis teise koha pealt, mitte selle töö kontekstis. Et ma olen nüüd nagu julgenud sellest koha pealt endale otsa vaadata, et mis inimesi ma tegelikult vajan enda ümber selleks, et enda haavad nagu saaksin enda ressurssideks pöörata, on ju, kuidas ma saaksin endale ressursse luua läbi selle, et ma valin enda ümber inimesed, kes tegelikult aitavad mul päriselt tugevad olla või kes aitavad mul õigeid küsimusi küsida, et mis töötab minu mudeli jaoks, on ju, minu ärimudeli jaoks näiteks, on ju. Aga kas toetav ongi siis pigem see, et nad toovad mingit teist kvaliteeti, midagi erinevat, on ju? Sest ma näen, et mind ka tõmbavad minust väga erinevad inimesed tegelikult versus see, et nagu, noh, ongi, et me vaibime siin nagu sarnasemalt, aga jah. Okei. Et vaadata nagu, seal on nagu minu arust tõesti hea niisuguse meheliku ratsionaalse pilguga vaadata endale otsa ja mõelda, et aga tegelikult, et minu nõrkus on siin, mis inimest ma vajan selleks, et sellest minu nõrkusest saaks minu tugevus. Et tema koos võib-olla natuke ebamugav, ta küsib ebamugavaid küsimusi, aga samas ma saan näiteks vaadates nüüd tagasi ka enda kogemustele varasemas elus, näiteks ka rahajuhtimise küsimustes. Täiega on olnud nagu ebamugav nende raamatupidajatega, kes on mu käest nagu asju tahtnud väga täpselt ja õigel ajal, aga samal ajal ma täiega armastan neid, sest tänu sellele mul olid kõik asjad korras, ma ei kahelnud ennast, ma teadsin, et mul kõik asjad korras ja tegelikult nad lõid mulle juurde rohkem vabadust. Selgust korda, täpselt. Et noh, et see, et hea mugav on küll nagu vaibida seal enda mugavustsoonis, on ju, aga tegelikult, kui me tahame ehitada, siis on vaja küsida enda käest neid küsimusi, keda ma vajan või et kui me näeme, et kui mingi teemas nagu vajub ära miskit, noh, et ma võin ju võtta endale sotsiaalmeedia inimese tööle, on ju, aga tegelikult mina ise pean enda visuaale looma. Noh, sorry, ma ei saa, ma võin seda suruda 100 korda, on ju, et delegeerin ära, on ju. Ja ma täna tean, mis koha pealt ma saaksin selle ära delegeerida, aga seda ma olen õppinud umbes 3 inimese läbi nagu, et lihtsalt, et saada aru, et mingid asjad on, mis on vaja su ettevõttes teha sul endal ja mingid asjad on vaja teha teistel, on ju, mida sa saad ära delegeerida. Vaata, mis annab lõpuks vabadust, on ju. Et see sama küsimus, et kas see annab mulle tegelikult vabadust juurde ja kes annab mulle vabadust juurde. Et nagu minu sisemises. Nii äge. Jooksevad pildid ja inimesed ja mis mul kõik siin jookseb. Nii äge. Nii et see ruum on olnud nii väärtuslik. Nii palju on läbi tulnud. Kas me paneme siin kohal veel punkti või? Rõõmuga. Rõõmuga paneme punkti. Aitäh. Ja hea
kuulaja, vaataja. Juba 7. saade siis sai läbi praegu selle saatega ja kutsun sind liituma ka Eheduses podcasti kogukonnaruumiga, et kui sind kõnetas saade, sul tulid ka mingid taipamised, siis tule ja jaga neid meie Maiti keskkonnas ja kui sa soovid päriselt saada osa ka Kaari sellest, mida ta loob siin oma mehe ja naisega. täna ka seljas tegelikult Kaari looming ja üsna mitmetes saadetes on siin Kaari loomingut näha ja tema niisugust puudutust, et siis leia sealt hashtagide hulgast link või siis saate kirjelduses on kirjas ka, kust leiab Kaari loomingut, Kaari tegevusi ja kes teab, võib-olla ka koostööpakkumisi. Kunagi ei tea, mis see võib tuua. Igal juhul nii rõõmus, et sa kuulasid, nii rõõmus, et sa meiega kaasas olid ja kohtumiseni taas. Armastan sind, mu keha, armastan sind, mu hing. Armastan sind, mu keha, armastan sind, mu vaim. Armastan sind, mu keha, armastan sind, mu hing. Armastan sind, mu keha, armastan sind, mu vaim. Armastan mu keha, armastan sind, mu hing. Armastan sind, mu keha, armastan sind, mu vaim. Armastan sind, keha, armastan sind, mu hing. Armastan sind, mu keha, armastan sind, mu vaim.